Ja lavale tuleb Iina! Vii mind voodisse ja katta tekki ka. Laula üks laul nagu väike lapsele, et oleks üks ainuke asi täna maailmas mitte tehtud nii külmavereliselt selles maailmas, kus oleme kõik nii kuradi üksildased ja hüljatud. Terve päeva püüdsin navigeerida uudiste ja postituste kõrves, sümbolite hieroglüüfide džunglis arbuuse rahu eest, kas meie tõesti midagi muud teha ei saa, kui samas on teistele antud visioone surematusest ja lõputust kasvust. No kuidas õppida seda maailma üldse mõistma? Ja küsides ajaloolt nõu olen hakanud kartma, et ainuke viis protesteerimiseks, mis meile alles on, ongi laulda. Juba proovisime süüdata ennast põlema, streikisime, karjusime, proovisime palvetada ja õudusi eetrisse edastada, aga millelgi pole mõju. Väike nõgiste juustega tütruks sisikond kanderaamilda kõrval nagu kaisu karu väike süda, maailmale paljastatud läbi põlenud roiete, ta laastatud rindkere nagu tiku toos aastaid haudunud raevuli on lihtsalt toitu juurde uudise voole. Ta ei jätnud mitte ühtegi plekki mu elutoa vaibale, kui ta ekraanilt välja roomas. Aga äkki ta oli terroristi tütar. Äkki mõne aasta oleks ta liitunud mõne organisatsiooniga ja igal juhul mõnedele on antud rohkem õigustusi ennast kaitsta. On antud visioone surematusest ja lõputust kasvust. Mina tahaks ainult ühte asja, et leida jõudu juurde ainult ühte pehmet puudutust või laulu. Aga vastuseks vaikib öökarmilt nagu rusikaga näkku saaks seltsiks ainult nutikate seadmete sinine kuma ja illusioonid inimkontaktist ja osalusest. Päris elu uudisfotod Palestiinast, Jeemenist, Kongost, Darfurist, Ukrainast ja meist, kes püüame seda maailma mõista. Pildid ülerahvastatud vanglates, allafinantseeritud haiglatest, 3 miinimumpalgaga töösangaritest, kapitalismi ja ahnuse triumfist, miraaže, utoopiast ja meelelahutuslik eksitamine. Fotod meie riikide kaitsjatest, bomberjoppedega, kiluvärvilised lipsud ees märuli varustuses, päriselu videos stormtrooperitest ja impeeriumitest, mis ei varise kokku, vaid laiendavad edasi oma eluruume, sest mõnedele on antud visioone surematusest ja lõputust kasvust, samas kui meie püüame üle elada. Samas kui oleme liiga kurnatud, et enam hoolida, samas kui meie oleme hambutud tummad imposentsed ja ei suuda seda maailma mõista ja mul oleks vaja, et ainult üks asi täna ei jääks külmavereliselt tehtuks, ainult üks viis võidelda üksilduse ja hülgamise vastu. Palun Jumalat, et ükski meie häältest oleks korra kuulda ja Jumal ütleb ei. Kui soovid laulu, pead ise selle kirjutama, siis püsti tõusma, et laulda. Aitäh!